Nii. Tere hommikust kõigile. Kas kõigil on etteütlused eile tehtud? Või kui palju teile tegid etteütlused või? Kui palju te mõtlesite eesti keele peale? Jah, väga tublid. Okei. Ma ei tea, kas kui keegi luges seda kuukirja, siis sinna oli mul võimalus eesõigus kirjutada väike siuke sissejuhatus. Siis seal ma ka mainisin ära siukse asja, et nüüd on kõik märtsi suured pühad peetud. Et naistepäev sai peetud, emakeelepäev ka peetud ja nüüd jääb ainult oodata. Nüüd pole midagi. Ja. Aga suur rõõm, et olete kõik siia tulnud, võite veel natuke ringi vaadata, veel tervitada, niimoodi kas pilguga naeratada, kedagi patsutada, vaatame, mis saama hakkab nüüd saalis ja osad patsutavad. Väga hea. Ja enne võib-olla, kui hakkame siukse väga teenistusega pihta, siis ma mõtlesin, et räägin teile ühe siukse väikse, see otseselt pole ka tunnistus, aga äkki see on siuke julgustus. Et eelmine nädal oli mul võimalik käia ühel väga lahedal konverentsil. Selle teema oli siis siuke digimission. Nüüd osad mõtlevad, väga huvitav, mis värk on. Aga jah, seal oli kohal siis 90 inimest ja 19 eri nagu riigist. Nii et siuke väga siuke huvitav ja lahe nagu seltskond, aga kõik olid nagu väga tõesti, kõik olid ikka nii nagu selle igatsuse ja sooviga Jumala sõna nagu edasi anda ja selleks kasutada just siis niisuguseid digitaalseid lahendusi. Aga selle digimissioni ka siuke ülilahe nagu see eesmärk on see, et see asi ei jääks ainult sinna digisse, vaid seal on nagu, seal on omad siuksed strateegiad ja mõtted, et kuidas siis neid inimesi sealt nii-öelda kasutada seda digitaalset värki siukse nagu võrguna. Et seal nagu visata võrgud välja, nagu nii-öelda püüda inimesi ja siis juba saada nendega nii-öelda päriselus kokku ja juhatada neid siis kogudusse ja juhatada neid Jumala juurde, mis on ülitähtis. Aga sealt jäi mulle nagu, kui ma nende kõikide inimestega seal nagu rääkisin ja suhtlesin ja tõesti seal oli nii palju võrratuid inimesi, siis ja nagu ma mainisin väga erinevatest rahvustest ja kultuuridest, siis mul nagu lihtsalt nii nagu esile kerkis nagu siuke mõte, nagu just kui ma mõtlesin siis Eestimaa peale ja oma kodumaa peale ja selle peale, et mida Jumal on nagu siin tegemas, siis Eesti on tõesti väga nagu siukses nagu soosingojas, ütleks mina. Et kui ma rääkisin seal inimestega, kes näiteks Põhja-Aafrikas tegelevad siis moslemimaades kuulutavad, kõik nagu selles mõttes rääkisid, et tõesti üli nagu raske ja tõesti nagu karm töö nagu, et ei ole see missionäri töö seal lihtsalt, et lähed kohale või jah, chillid seal kuskil soojas kliimas aga tõesti nad rääkisid, et see on nagu väga karm ja nagu raske töö, aga samas Jumal oli ka seal tegemas väga palju lahedaid asju. Ja Jumal on näiteks paljudele moslemi riikides inimestele just läbi unenägude näiteks ilmutamas ennast. Ja siis võib-olla meie siin, eks ole, lääne kultuuris mõtleme, et miks meil Jumal unenägudes midagi ei tee või miks ta ennast ilmuta, siis tegelikult need samad moslemi taustaga inimesed on meie peale väga nagu kadedad sellega, et come on, teie saate nagu kogu aeg Jumala sõna nagu lugeda vabalt ja keegi teid sellepärast nagu midagi taga ei kiusa. Et see on siuke täpselt see, et see perspektiivi nagu küsimus. Ja siis teiselt poolt suhtled seal inimestega, kes on näiteks Balkani regioonist või kuskilt siit Põhja-Euroopast või Lääne-Euroopast, siis seal on hästi palju, eks ole, siukest kultuurilist kristlust. Ja nagu ka kuuled neid lugusi ja jälle on hullult raske nagu päriselt selle sõnumiga nii-öelda nagu kohale jõuda nende inimesteni. Ja siis kõik need vestlused nagu minu jaoks küll tekid see, et pekki nagu, et vabandust, see ei ole halb sõna, see on siuke lihtsalt. et nagu meil siin Eestis, et mis meid nagu selles mõttes takistab või kinni hoiab või nagu, et mitte midagi. Ja inimestel on sageli, kui sa usuteemadel nagu räägid, täitsa nagu siuke valge, puhas nagu leht. Okei, sageli on see ikkagi nagu määrdunud leht, et seal on mingid muud asjad, on seal siis mingid nõidused, voodoo'd või mingid muud huvitavad asjad. Aga sellega, ma arvan, on palju selles mõttes nagu, sellega ei ole ka lihtne tegeleda, eks ole, sellega on omad väljakutsed, aga sa ei pea nagu mingist siuksest, sa saad nagu pakkuda, et hei, mul on nagu selleks asjadeks ka nagu lahendus või siuke nagu väljapääs, et need asjad oleme kuulnud ka lugus, nagu ei vii kuskile nagu lõpule nii-öelda nendes mõtetes ja asjades, kui nad neid asju praktiseerivad, see nagu ei paku ikkagi seda päris värki. Et lihtsalt siuke nagu julgustus meile kõigile, et
et come on. Meil on see täielik nagu eesõigus, nagu siin Eesti kultuuris Jumala riigi tööd teha ja seda nagu sõnumit jagada. Nii et siuke on lihtsalt julgustus. Nii et võta või jäta. See on nagu see mäng. Kas paned kaane peale või vajutad seda bingo buttonit? Aga ma tahaks alustuseks lugeda ka Jumala sõna teile. Ekraanile peaks ka isegi ilmuma. See on siis Jesaja 40. peatükist ja salmid 27-31. Mis pärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael, minu tee on varjul issand eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast. Kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud, igavene Jumal, issand, on maailma äärte looja. Tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Nemad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Saame palvetada ka. Tänu ja taevane isa sulle selle hommiku eest, tänu sulle, et sa oled loonud selle päeva ja kuidagi andnud nagu meie kasutada ja see on meie kätes otsustada, teha need otsused igaüks selle päeva osas ja nende asjade osas, mis me siia päeva kaasame ja mida me ei kaasa. Ja tänu sulle, et meie oleme nüüd siin sinu kojas koos ja tahame sind kõrgeks tõsta ja sind kiita ja ülistada ja palume lihtsalt, et sinu püha vaim oleks tuntavalt siin paigas kohas, et ta liiguks, kõnetaks, annaks mõtteid sinust, aga ka sellest, kuidas jõuda selle sõnumiga, millega sina meid oled puudutanud teiste inimesteni. Ja tänu sulle ka selle julgustuse eest, et tõesti, et kui me oleme väsimas või kui meie kuidagi siuke inimlik jõud ja tagavara saab otsa, siis sinul alles sealt nagu tegelikult pihta hakkabki. Ja tänu sulle, et sina saad meid üles ehitada, julgustada ja üles tõsta, et sind kuidagi kõige paremal viisil suureks tõsta ja tänu sulle lihtsalt selle eesõiguse eest siin oma Eesti rahva eest ka palvetada ja kuidagi paluda, et issand, et sinu tööd saaksid suureks selle rahva keskel. Seda palume Jeesuse nimel. Amen. Tere hommikust. Kui te olete pannud tähele, siis igapäevaelus ülistusmuusika ja just nagu me kuuleme tihti väga palju muusikat. Ja muusikal on see võime mõjutada seda atmosfääri kuidagi meie mõtetes, meie sees. Ja Piibel räägib päris mitmes kohas, et kui see muusika on nagu suunatud Jumalale või see on täis püha vaimu või sükest nagu Jumala ligiolu, siis sellel on võime muuta nagu seda, kuidas me oma peas mõtleme, kus me oleme, mis meie sees toimub. Sellel on võime kuidagi meid fokusseerida ja tuua tagasi, nii et ülistame Jumalat ja laulame talle. Ja usume seda, et läbi selle me suudame nagu fokusseerida Jumalale, me suudame kuidagi kalibreerida ennast, sest me tuleme igaüks kuskilt, kus iganes me tuleme. Meil on hunnikus asju peas sees, meie eludes toimub palju asju, aga ma usun, et kui me üheskoos laulame, me kiidame Jumalat, siis see toob meid kokku ja püha vaim ühendab meid läbi selle. Nii et kasutame võimalust ja me saame esimese loo koos lastega ülistada. Nii et laulame koos. Suurem veel, kui kõik mu hirmud on suurem veel.
ja su arm võidab ära kogu maailma ja su veeri, mille valasid mind vabaks tein ja su veeri, mille valasid mind vabaks tein. Suurem veel, kui kogu maailm on, suurem veel, kui iial mõistan ma, suurem veel, kui kõik mu hirmud on, suurem veel, on sinu armastus, suurem veel, kui kogu maailm on, suurem veel, kui iial mõistan ma, suurem veel, kui kõik mu hirmud on, suurem veel, on sinu armastus. Halleluja, 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 halleluja. Ja su arm võidab ära kogu maailma ja su arm võidab ära kogu maailma ja su veeri, mille valasid mind vabaks tein ja su veeri, mille valasid mind vabaks tein ja su arm võidab ära kogu maailma ja su arm võidab ära kogu maailma ja su veeri, mille valasid mind vabaks tein ja su veeri, mille valasid mind vabaks tein. Saame nüüd lastele õnnistust paluda. Kallis Jeesus, me lihtsalt tuleme sinu ette kogudusega ja me tuleme tänuga ja me tuleme rõõmuga sinu ette. Sest et meil on nii palju tänupõhjuseid ja üks nendest on meie lapsed. Ja isa, ma palun, et õnnista neid lapsi ja täida neid üleloomuliku rõõmu ja rahuga. Et kus iganes nad käivad ja mis iganes olukordadesse nad satuvad, et sinu arm kannaks neid ja sina kaitseksid neid igal pool. Isa, ma palun, et ka meie kogudusena oskaksime neid armastada täpselt nii, nagu sina oled seda ette näinud ja täpselt nii, nagu sina, Jeesus, oled neid armastanud. Isa, ma palun, et sinu tarkus saaks istutatud neisse ja see juurduks nii sügavale, et mitte keegi ei saaks seda välja juurida. Jeesuse nimel, aamen. Nüüd lapsed minna. Jah, tundub, et sinna poole läheb keegi. Jah. Keegi läheb. Nii, nüüd võite istuda korraks. Oleks vaja 2 vabatahtlikku, kes tunneb, et saab aidata, kellel jalad liiguvad ja käed ka. See on natuke ringi käia ridade vahel, siis võite võtta need juba korrenduse karbid ja need ringi lasta. Aga mul oli üks mõte ka. Võib-olla mõtlete, et mis mul need tossud siin kaasas on. Ega mul neid tosse enne täna hommikul kirikusse tulemist ei olnudki. Aga tuled kirikusse, Rene tuleb vastu, ütleb, et kuule, mul siuksed tossud, mis su jalanumber on? Ja täpselt 44 täpselt sobivad. Mul täpselt oli siuke mõte, et seal nagu reisil olles, et tead oleks ühte paari nagu tosse, siukseid jooksujalatseid vaja. Ja nagu vaatad seda oma seljakotti ja mõtled, et ei, siia vist ei mahu ikka rohkem. Aga näe, tuled kogudusse, on tossud juba ootamas siin. Nii et lahe. Ja seal konverentsil ka selle organisatsiooni üks väärtus, põhiväärtus on taevalik majandus, ehk siis heavenly economy. Ja see ongi täpselt selline, et kui sa nagu välja külvad, siis sa pea nagu selle pärast muretsema, et sinu kuidagi pihud siis sellest nagu tühjemaks jäävad. Et täpselt nii see Jumala riigi nagu põhimõte on. Ja suur tänu neile ka, kes
ka ülekande kaudu siis oma siis kümnist või oma seda vabatahtlikku panust koguduse tööks seda ustavalt teevad, et see on selles mõttes, see on ka tähtis, nii et aitäh. Aga siis teated. Alustame siis, hakkame jälle ridu radapidi minema, nii nagu need sündmused aset leiavad, et kõigepealt esmaspäeval on siis palveteenistus kell 7 siinsamas ja teisipäeval on palvekliinik kell 18.30 algusega. Siis kui vaatame siin nädala lõpupoole, siis reedel peaks olema noortekas. Nii et pöördus noored, yes. Ja ma arvan, et see ka ja miks kõik võiks selle teada, et noortekas toimub, on sellepärast, et nagu palvetada noorte pärast ka. Nii et kes nagu võib-olla selles vanusegrupis ei ole, teie nüüd teate, et 18.30 algusega või isegi natuke varem hakkate palvetama noorteka eest. Ja kõige selle eest, mis seal nagu toimub. Siis, kui lähme tegelikult juba see sama päev, järgmine päev ikkagi, laupäeval, nagu eelmine kord Helina siin sellest päris põhjalikult rääkis, on siin siis üks missionääride grupp teenimas ja tegemas siis sükest seminari palvest. Ehk siis Aldersgate meeskond on siin samas koha peal, ei peagi kaugele minema, sükest head sisu otsima. Ja pühapäeval samamoodi on siis seesama meeskond teeb siin teenistuse, nii et pange südamed valmis ka selle jaoks. Ja veel saab registreerida, kui mu mälu ei peta, siis oli niimoodi, et kui sa kohvipausidest või söögikordadest osa ei taha võtta, võid tulla niisama ka kuulama, kui nendest sooviksid ka osadusajal osa saada, siis vist oli 14 eurot see osalemistasu nendel 2 päeval. Vot, ja siis, kui me vaatame veel natuke edasi järgmisesse nädalasse või nädalavahetusse kuu lõpus, siis 27 ja 28 märts jälle ei pea kuskile kaugele minema, aga seekord on siis seminar naistele, ehk siis naiste süke osadusseminar. Vot, ja sellest siis saab selle QR-koodiga läpsemalt infot või kindlasti siit ka koguduse töötegijad saavad seda infot jagada selle kohta, kui on mingeid küsimusi või mõtteid selle kohta. Ja peale teenistust on ka kardinat tõmbame ette, on võimalik minna eestpalvele, saada teenitud ja sellega vist teated lõpevad praegu või on kellelgi veel mingi tähtis teade, mida peaks kogu kogudus teadma? Vist ei ole praegu. Väga hea. Aga minul on veel paar tähtsat teadet, mida kogu kogudust peaks teadma ja see on sünnipäeva lapsed. Ehk siis eelmisel nädalal olid loen siis ette, kellel siis sünnipäevad olid. Eva-Julia Järvi, Margus Mesi, Rebecca Soots, Kalle Anderson ja Ülle Kaaver. Vot, ja nüüd saamegi palvetada korjanduse eest ja paluda ka õnnistust sünnipäeva lastele ja nende siis eesootavale aastale. Tänu ja taevan isa, et saame siin üldse niimoodi ühtse kogudusena koos olla ja sinu nime kõrgeks tõsta ja tänu sulle, issand, et sa oled meid õnnistanud igat pidi kõige vajalikuga, et meil on katused pea kohal ja toit on enamalt ikkagi laual ja kõik on nagu hästi. Ja tänu sulle, issand, et me saame seda sama neid vahendeid külvata ka nendesse ja nendele, kellel võib-olla ei ole neid nii-öelda nii hädavajalikegi asju, aga tänu sulle, et saame ka seda kogudust õnnistada ja kõike seda ka nagu nii-öelda sellega kõigega kaasas olla, mis sina oled siin tegemas oma rahva kaudu ja oma rahva läbi ja tänu sulle lihtsalt selle eest. Ja tänu sulle, et võime ka kõigi sünnipäeva laste eest palvetada, neile õnnistust paluda ja palume lihtsalt, et sinu õnnistus ja sinu soosing ja sinu arm ja kõik sinu vaimuviljad võiksid eriliselt kuidagi esile tulla selle aasta jooksul, millal ja ka vaimuannid samamoodi võiksid esile tulla selle aasta jooksul, selle uue aasta jooksul, mis sa oled nende eludesse toonud, nende aegade, selle aja jooksul, kus sa oled nad asetanud ja palume lihtsalt, et sinu hoidmine, kaitse ja vari võiks samamoodi olla kõigi nende kallite elude üle. Seda palume Jeesuse nimel. Aamen. Võime kõik seisma jääda ja saame edasi ülistada. Kes iganes kardab
issanda juurde. Tõstan oma südame ja käed Jumala poole taevas. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Sellepärast, et siin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Kes iganes kardab issanda, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Oh Jumal, tulen su juurde ma, uurin ja proovin oma teid ja pöördun tagasi issanda juurde. Tõstan oma südame ja käed Jumala poole taevas. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Sind usaldan. Sind usaldan. Sind usaldan. Sind usaldan. Ja sind ma usaldan ja sulle alistan ja kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võid su teel, ükskõik mis seisab ees, su auks vaid elan. Sind ma usaldan ja sulle alistan, kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võid su teel, ükskõik mis seisab ees, su auks vaid elan. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Sind usaldan. Sind usaldan. Sind See on nii hea öelda keset kõike, et me usaldame sind. Ja me usaldame, et sina oled kuningas. Ja mis iganes on asju, millest me ei pruugi aru saada või mida me ei mõista ise, me saame lihtsalt öelda selle peale, et me usaldame sind. Sest sina oled kuningas. Sinu tarkus on kõrgem, kui meie mõtleme nii saa. Sina oled kõrgem. Sinu viisid on kõrgemad. Aga me ütleme, et me usaldame sind ja selles kõiges. Mis sa meie eludes teed, mis sa meie koguduse elus teed, meie oma murede ja rõõmude isa. Me usaldame sind. Täna sulle. Täna sulle, isa. Sulle kiitust tahan tuua kogu oma hingega. Ärgu minu süda eales väsigu sul laulmast. Jeesus, sinu vere läbi elada saan vabana, et mul enam eal ei unuks
lapse suu, kiitke teda äike tuul, iga inimlapse suu, kiitke teda päike kuu, kiida teda minu suu. meie oleme saanud tulla täna siia, et tõesti kogeda sind ja mõelda sinu peale, Jumal, ja olla koos sinuga. Tänan, Jumal, et me saame oma südame panna sinu ette, Jumal, et sina puhastad meie südant, et sina teed meid terveks, Jumal, ja me saame vabaks, Jumal, mis iganes meil on. Meil kõigil midagi võib-olla on kuskil, siis Jumal, me saame vabaks, sest sina oled kutsunud meid olema puhtad, olema vabad, olema sinu ees täielikult sellised, Jumal, nagu sa oled meid loonud. Isa, ma tõesti palun, et me saaksime olla täiesti vabad, Jumal, sinu ees. Jumal, et sa tuleksid ja võtaksid üle kõik, mis
mis taagad on või mingisugused raskused või sellised segavad asjad meie südames, siis Jumal, tule siia paika, tule võta meie süda üle, Jumal. Täielikult, Jumal, me anname ennast üle sulle, Jumal. Tänan, Jeesus, et sina oled siin paigas ja me saame neid sõnu laulda, Jumal. Mind leidsid sa, su oma nüüd ma, mind armasta, pesid puhtaks sa, mu elu on nüüd, ma võin hingata, olen terve ma ja vabaks sa, oled tugev sa, sulle toetun ma, oled elu sa, sind usaldan, sa oled nii hea, sa alati jääd, oled valgus sa, kõike läbistad. Issand, mu süda on siin, Jeesus, mu süda on siin. Issand, mu süda on siin. Palun kõneta mind. Issand, mu elu on siin. Issand, mu elu on siin. Jeesus, mu elu on siin. Issand, mu elu on siin. Palun kõneta mind. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Võime istuda. Amen, amen. Tänu, Jeesus. Jumala sõna ütleb, et Jumalale meelepärased palved on vastatud palved. Ja see, mida me palusime koos, et ta tuleks ja kõnetaks meid ja ta muudaks meie südame talle meelepäraseks, siis sa võid olla julge, et see ei ole ainult kuuldud palve, see ei ole ainult meelepärane palve, aga see on ka vastatud palve. Aga väga tihti Jumala vastused ei tule lihtsalt nagu taevased telliskivid kusagilt kõnnide äärelt meie elude. Põmm ja siin see on, vaid ta annab sulle mõtte, ta annab sulle idee, ta annab sulle esimese sammu õiges suunas ja kui sa selle peale astud ja siis võtad järgmise sammu, siis sa tagantjärgi näed, kuule, see koht, kus ma oma elus olen, on tegelikult vastus sellele palvele, mida ma 15. märtsil koos kogudusega ülistades palusin, et issand kõneta mind, issand puuduta mind, issand muuda mind. Nii et igal juhul selles palves on olemas kogu potentsiaal, et saada vastatud. Kallis kogudus, nii hea on olla üheskoos ja nii hea on olla kodus. Meie elus on erinevaid aegu ja mul on praegu see aeg, et mul on võimalus näha Jumala tööd väga erinevates Eestimaa ja maailma paikades, aga ikka jälle ma saan veel selgemalt aru, kuidas Jumala sõnal, nagu Jeesus ütles, ei kao ükski täpp ega kriips enne, kui kõik täitub. Ja kui see Hebra kiri ütleb, et ärge unustage ära oma koguduse kooskäimisi, siis vahest mõeldakse, et see on kirjakoht laiskatele kristlastele, eks ju. Aga tegelikult see on täna väga oluline ka paljudele Jumala teenijatele, kes käivad ringi ja justkui tundub, et ma olen iga pühapäev või mõnes kirikus. Ma kogu aeg, mis iga pühapäev, iga nädal teenin kuskil olen, siis Jumal on pannud midagi nii-öelda meie igaühe oma kogudusse. See, kus on see sinu vaimulik kodu, see, kuhu ta sind on istutanud, see tänu Jumalale, mida ta mitte kusagilt mujalt sulle kätte ei anna. Võib olla kõige vägevam konverents, võib olla kõige metsikumalt võimsam ülistus, võivad olla kõige erilisemad vaimulikud kogemused, aga kui sa tuled oma kogudusse, kui ma tulen oma kogudusse, siis siit iga kord ma saan midagi, mida ma mujalt ei saa. Nii et suur tänu teile, teie armastuse eest, aga tänu Jumalale, kes ei lase meid sealt lõa otsast lahti, meil peab olema oma kodu. Ja kui sa oled täna siin, siis see ei ole kuidagi sulle süüdistusena öeldud, et sa ei ole oma koguduses täna. Ei, aeg-ajalt tuleb ikka käia külas ka ja see on oluline ja tähtis. Nii et tere tulemast kõigile, kes ei ole täna oma koguduses, aga see on see julgustus, et on oma kogudus nii oluline. Me oleme teemas sinu tahtmine.
mis tunnet need kaks sõnad sinus tekitavad? See on selline, enne kui me läheme jutluse juurde, väike selline turvakontroll, enne kui lennukisse lähed, astub ikka see naisterahvas tavaliselt, vahest ka meesterahvas ette, sa mõtled, ma olen juba 500 korda näinud seda hapnikuvärki ja kukub alla, puhud täis, pane vöö, kõik, aga ikka pead üle vaatama. Aga teate, see on oluline, sest kriisiolukorras me järsku reageerime intuitiivselt, mitte selle järgi, mida me kuskilt arvasime, et me oleme selgeks õppinud. Ja kui ma ütlen need kaks sõna, sinu tahtmine, kas sul tekib kõigepealt selline tunne, jess, andke mulle seda või opajoo, kas ma ikka palvetasin piisavalt, kas ma ikka lugesin piisavalt, ma ei tea, kas mul on ikkagi see reisikindlustus tehtud, äkki homme saadetakse Aafrikasse. Võib-olla saadetaksegi, aga võib-olla hoopis saadetakse kuskile mujale või öeldakse, et jää siia. Kui sinu sees on see tunne, et jess, sinu tahtmine, Jumal, igal juhul me lähme oleme, siis ma arvan, et see on nagu parim platvorm, kust elus edasi minna. Kui sinu sees ikkagi tuleb intuitiivselt see, et appikene, ma ei tea, mis nüüd saab, kui Jumal oma tahtmise ütleb, siis ma tahan sind hästi julgustada. Loomulikult ole kaasas tänase jutlusega, sest me räägime tema tahtmisest, aga tõenäoliselt on sinu elus pigem täna võib-olla see hetk, kus sa pead küsima ja paluma, Jumal, enne kui ma saan aru sinu tahtmisest, ilmuta mulle seda, kes sa oled. Vaadake, meie kõikide elus on ju ilmselt neid inimesi, ükskõik mis plaaniga nad tulevad, sa oled valmis juba ennem, kui nad plaanist räägivad midagi. Sellepärast, et see on lihtsalt nii usaldusväärne suhe, need on nii turvalised inimesed. Siin Andrus Männiga, ma nüüd räägin Andrus ühest vanast suurest patust Andrus elus, aga tema on üks vend, kellega alati, ükskõik kui sa lähed sõitma, ta on üks turvaline mees, kui tema istub roolis, pole probleemi. Ja siis oli ammused noored ajad, kui turvavööd olid ainult nõrkadele. Täna on see kõikidele inimestele, aga kes mäletavad minu noorusaegu, Nõukogude aja lõpp, Eesti Vabariigi aja algus, turvavöö oli nõrkadele. Istusime Andrusega, oli alati turvaline sõita. Üks kord ma vaatasin, et midagi on kahtlast. Ants istus rooli ja tõmbas turvavöö peale. Ma panin ka ruttus, ma mõtlesin, et mis iganes see on plaan. Ja siis me tagavara lennuväljal, spidomeetril oli juba 200, 203 ja midagi veel. Aga teate, see oli ikka turvaline, sest Andrus oli roolis. Aga on mõned teised inimesed. Vennad, siin 1, 2, 3, 5. reas, kes elavnesid, ärge teie kodus seda järge tehke. Eks ju? See ei olnud inspiratsiooniks praegu, see oli jutluse näiteks. Aga teate, ma arvan, meie kõigi elus on ka neid inimesi ja neid kontakte. Ükskõik, kui hea plaaniga nad tulevad. Esimene mõte talle otsa vaadates mõtled, huvitav, mis ta mult päriselt tahab. Huvitav, mis see plaan tegelikult on? See on liiga ilus, et olla tõde. Ja vaadake, kui me räägime Jumala tahtest ja meil on see sama tunne, iga kord, kui tuleb sinu tahtmine sündigu, siis ma arvan, et meil on see koht ja nagu see tunnetus, Jumal, ma pean õppima sind rohkem tundma. Jumal, ma pean avastama sinu sügavusi, sinu heldust, sinu harmu, sinu headust, sest alles siis ma tegelikult saan avatult palvetada sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Aga enne, kui me läheme selle tänase jutluse teema juurde, ma tahan lavale kutsuda unikaalse mehe. Mina pean selle mõtte esile toomiseks pidama 3-päevased seminare. Tema tuleb, räägib minuti ajaga kogu tõe ära. Loomulikult see on siis Kristjan Luhamets, minutine piiblitund, et vaatame, mida tema räägib Jumala tahtest minutiga. Kõige raskem palve on ikka see, kui meie ei saa palves ütleme, sinu tahtmine sündigu. Kiusatus oleks paluda, et Jumal tee nii, et minu tahtmine sünniks. Mul on nii palju plaane, häid soove, unistusi. Küll ma tean, mis on hea. Lase sellel nüüd hästi korda minna. Aga ma ainult arvan, et ma tean, mis tegelikult sünnib. Sellest pole mul õrna aimugi. Tulevikku näen ma alles siis, kui see kätte jõuab. Ja nii on palju purunenud lootusi. On siiski vaid üks, kes teab, mis on õige ja mis on hea, mis on meile kõige parem, kelle tahet me võime usaldada. Jumalat ei piira aeg ega ruum, vaid tema näeb ja teab, teda võime usaldada. Meie tulevik on Jumala käes. Tema tahtmine sündigu. Laulik ütleb, anna oma tee issanda hooleks. Looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. No nägite, ülistustiim võib lavale tagasi tulla, aamen. On ju nii, kõik on selge, tema tahtmine on hea, seda ellu viia on lihtne ja hakkame minema. Kui sul on vaja aeg-ajalt lühidalt, väga minu arust sisukalt kokkuvõtvaid tõdesid, siis YouTube'ist leiad üles Pastoraadi piiblikool või Kristjan Luhametsa nime järgi neid minuti piiblitunde on seal terve rivi, minu arust väga suurepärane. Ja kuidagi seda videot vaadates tuli mulle meelde C.S. Lewis'e nii nagu sügav ja oluline mõte Jumala tahte kohta. Ta ütleb nii, et lõpuks on olemas ainult 2 liiki inimesi. Need, kes ütlevad Jumalale, sinu tahtmine sündigu, ja need, kellele Jumal lõpuks ütleb, no okei, sinu tahtmine sündigu.
ja tegelikult see tsitaat lõpeb veel niimoodi, et kõik, kes on põrgus, on selle ise valinud. Et meid on ainult 2 liiki inimesi. Need, kes ütlevad Jumalale, sinu tahtmine sündigu, ja need, kellele Jumal elu lõpus peab ütlema, mul on nii kurb öelda, aga siis sinu tahtmine sündigu. Ja need valikud on täna meie käes ja ma usun ka, et see Jumala sõna, mis täna meie ees lahti rullub, aitab meil astuda jälle neid samme sinna poole, et öelda talle, Jumal, sinu tahtmine sündigu. Kui ma ütlen sulle nime Paulus, siis millised assotsiatsioonid sul tekivad? Ma loodan, et ei teki esimesena Eesti üks tuntum Alma tegelane, vaid tekib ikkagi esimene vaade, kui sa oled mõned korrad piiblit lugenud, apostel Paulus, kui sa mõtled tema peale, kas tema elu peegeldab Jumala tahtmises käimist või mitte? Kui ma mõtlen tema peale, mul ei ole üldse kahtlust. Absoluutselt, kui oli üks mees, kes käis Jumala tahtes, siis see oli Paulus, aga ma arvan, et tema elu tuletab meile väga hästi meelde, et Jumala tahe on alati hea, aga selles tahtes käies ei ole alati kõik päevad võrdselt head. Jumala tahe on alati hea, aga selles tahtes käies ei ole kõik päevad alati võrdselt head. Ja mulle tundub, et tihti, kui me räägime Jumala tahtmisest, siis see on midagi, mida meie aju ütleb. See on ilmselgelt, kõik päevad ei saagi olla mägede tippudes, aga meie emotsioonid arvavad, et kui see on Jumala tahe, siis see peab olema alati lihtne. Aga tegelikult me peame jõudma sinna, et see on alati hea. Ja täna ma tahan teid kaasa kutsuda ühe ajaloolise tõesti sündinud loo sisse, mis vähemalt minu jaoks kannab täna endas väga selget prohvetlikku kõnetust. Kuigi see lugu on täiesti unikaalne, ajalooline, faktikindel lugu, selle kohta isegi ajaloolased väidavad täna, et see on üks kõige paremini antiikseid meresõite jäädvustanud lugu ja see on tehniliselt täpsem kui enamus Kreeka ajaloos markeeritud sellised meresõidulood. See on kirja pandud Apostlite tegude 27. peatükki, kus on siis Paulus vangina laeva peal, kui sul on piibel kaasas, võta lahti, varsti me jõuame sinna. Aga nii nagu ma ütlesin, et ma täna pigem tahan siin kaasa kutsuda mitte selle loo detailsele läbivaatamisele, aga midagi, mis minu enda elu on viimasel mõnel nädalal hästi prohvetlikult kõnetanud selle kaudu ja ma kuidagi tunnen, et see on ka midagi, mis meie koguduse jaoks on täna oluline selles muutuse hetkes, mõnes mõttes ka ikkagi sellistes keerulistes hetkedes, kus me täna oleme oma juhtimise, taasmõtestamise, otsimise keskel, et selles loos on sellist nagu prohvetlikku olulist sõnumit. Aga teate, prohvetlik sõnum ja prohvetlik kõne on minu jaoks nagu sool. Seda sa võid võtta sealt topsist ja panna hakklihakastme sisse, loomulikult tehes head lasanjet sa paned sinna sisse, aga sa saad seda panna ka braunikoogi sisse, mida Katre eile tegime, sõime ja nautisime, mõtlesime, jes, kui hea, seal oli ka sool, nii et isegi kui mina täna räägin seda võib-olla läbi oma perspektiivi, natukese läbi meie koguduse perspektiivi, siis ma olen absoluutselt kindel, et püha vaim kõnetab sind ja annab sealt mingit sellist prohvetlikku tunnetust sulle, et sa saad võtta selle soolatopsi ja kallata selle toidu sisse, mida täna sina oma elus küpsetad. Olgu see hakklihakaste, olgu see lasanja, olgu see brauni või mis iganes muu asi. Võta ja luba Jumala vaimul seda oma elus teha ja kui me räägime sellest loost, varsti loeme, siis mõeldes selle loo peale, miks see lugu täna on nagu nii kõnekas, tegelikult mitu tuhat aastat juba, ei ole ju mitte selle tõttu, et see oleks nii seikluslik lugu või täpselt see, mis ma ütlesin, see on ka sellises antiikajas väga unikaalne lugu, ta on nii detailselt kirjeldatud, milline oli laev, kui palju oli inimesi, kuidas päästeoperatsiooni plaaniti, kuidas navigeerides täiesti puusse pandi, nii edasi. Mitte sellepärast, vaid tegelikult sellepärast, et üks mees oli saanud aru, mis asi on Jumala tahe tema elus. Ja ta keeldus ilma selle tahte kätte saamata suremast. See kõlab võib-olla natukese morbiidselt, aga ma lihtsalt keeldun. Ma ei plaani ennem ära surra, kui see, mida Jumal mu elu kohta on rääkinud, saaks tõeks. Ja tegelikult, kui me vaatame Pauluse elu, siis loomulikult see Jumala tahte, tema elu tahte ära tabamine tuli ta ellu nagu välk selgest taevast sõna otseses mõttes. Kes teab Pauluse lugu, Damaskuse teel tuli selline valgus, mis lõi ta hobuse pealt maha, mõne päeva pärast tuli Ananias, andis prohvetliku sõna, ta on paganate apostel, ma näitan talle, kui palju ta peab paganate pärast kannatama, mõne aja pärast tuli veel see tõdemus ja teadmine ka, et ta peab jõudma evangeeliumiga keisri palge ette, aga tegelikult, kuigi see tuli nagu välk selgest taevast, siis see kinnistus, see nii-öelda võttis sellise vormi, selle tugevuse tema elus aastatega,
meie loeme, eks ju, Apostlite tegusid ja meie loeme Galaatia kirja ja nii edasi, see kõik on ainult mõne minuti lehekeeramise kaugusel. Aga kõigepealt selline esimene paus, võiks öelda, mille Paulus võttis, oli 3 aastat, kus ta pidi tegelema selle oma minevikuga, oma sellise juudi traditsiooni pärandiga, oma väga sügava ja läbi imbunud õpetlase teadmisega Jumala sõnast. Pidi nii-öelda ennast ümber programmeerima. Tegelikult vaadates ja ajaloolased ütlevad, et see Pauluse selline tõeline pööre võttis aega kuni 14 aastat. See, mida välk selgest taevast tõi, oli niimoodi imbunud läbi tema rakkude, et ta seal selles laevatormis tõuseb püsti ja ütleb, et mehed, minu elus on Jumala tahe, mina ei tea, mida teie mõtlete ja tunnete, aga mina igatahes ei plaani ennem ära surra, kui see tõeks saab. Kõik olukord, kogu situatsioon väidab täna, et sa ei jõua sinnani, sa oled juba piisavalt teinud, sa oled isegi tubli olnud, sa oled paganatele evangeeliumit kuulutanud rohkem kui keegi teine, aga kuna keisri ette ma pole jõudnud, siis ma ei plaani ära surra. Ja sellepärast me oleme tegelikult täna selle loo sees ja see tuletab meile meelde, et ikkagi kokkuvõttes ei ole kõige määravam see, kust me oma elus läheme läbi, vaid kuidas me nendest aegadest läbi läheme. Ja tahan täna julgustada meid igat ühte, sind ennast samamoodi, et mõni meie elu torm võib olla lõpuks arm miljonitele. Kui me oleme selles tormis Jumala käes kujundatavad, kui me lubame Jumala sõnal oma südamehoiakuid, oma suhtumisi vormida, aga me võime olla täpselt samas tormis. Ja kui me ei luba oma südant selle sees vormida, kui me ei luba oma usku selle sees areneda ja kasvada, siis sellest armu asemel tuleb esile hoopis surm nii meile endale kui tuhandetele, võib-olla ka miljonitele. Sest see antiikne laeva hukulugu on andnud inspiratsiooni, usu kinnitust kindla peale miljonitele. Nii et lõpuks selle loo juurde. Võta oma Happy Finger lahti, piibel, on see siis raamatus või sinu mobiilses seadmes, Apostlite tegude 27. peatükk. Ja Paulus on võetud vangi, juba see lugu iseenesest, et sa oled Jumala tahtes ja sa oled vangis, need vahest mõnedele inimestele ei lähe kokku, eks ju nii, aga Jumal on alati hea, mis ei tähenda, et kõik päevad, mis Jumala tahtmises käies, on alati head. Aga Paulus on seal, olukord on igatepidi vastu, ilm on läinud kehvaks, sügis on jõudnud kätte, tundub, et nüüd on kõik läbi ja teate siis, ma arvan, meil kõigil on vahest neid hetki, milles siin Apostlite tegude 13. salm 27 peatükk hakkab pihta, kui siis nõrk lõunatuul hakkas puhuma, arvasid nad end eesmärgile jõudvat. Korraga tekib nagu niisugune väike lootuse hetk, kuule, nüüd saame hakkama, nüüd teeme ära, täna hommikul ma enam ei köhi nii palju kui eile hommikul. Mu emotsioonid on paremad kui viimase 3 nädala jooksul, tõuseme, läheme, oleme. Nad hiivasid ankru ja loovisid pikki Kreeta rannikut. Ent üsna varsti sööstis saare poolt alla marutuul, mida hüütakse kirdemaruks. Kui see laeva kaasa kiskus ja me ei suutnud enam käila vastu tuult keerata, andsime tuul ajada. Sattudes siis ühe saarekese varju, mida hüütakse kaudaks, suutsime vaevalt tulla toime päästepaadiga. Kui see oli üles tõmmatud, kasutati kaitsevõtteid ja vöötati laev köitega ja et kardeti paiskuda sürti madalale, heideti sisse triivankur ning jäeti laev triivima. Kui aga raju meid väga vintsutas, loopis nad järgmisel päeval osa lasti üle parada. Ja 3. päeval heitsid nad oma käega merrega laeva varustuse. Kui nüüd mitu päeva ei paistnud ei päikest ega tähti ja kange raju võimutses, lõppes meil viimaks igasugune lootus pääseda. Kuna kellelgi ei olnud enam mingit tahtmist süüa, siis tõusis Paulus nende keskel püsti ja ütles, mehed, te oleksite pidanud minu sõna kuulama ja jätma Kreetal merele minemata, siis te oleksite vältinud seda hädaohtu ja kahju. Nüüd ma aga manitsen teid olema julged, sest ükski hing teie seast ei hukkub vaid laev. Täna öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teening ütles, ära karda, Paulus. Sa pead jõudma keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad. Seepärast, mehed, olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mul on räägitud. Aga me peame jõudma mingile saarele. Kui siis jõudis kätte 14. öö, mil meid Aadria merele aeti sinna ja tänna, siis tundus laevameestele kesköö paiku, et läheneb mingi maa. Loodimisel leidsid nad vett, olevat 20 sülda, kui nad siis natuke edasi liikusid, jälle loodisid, leidsid nad 15 sülda vett. Kartes, et me paiskume karidele, heitsid nad laeva ahtrist välja 4 ankrut ja jäid ootama päevavalgust.
aga kui laevamehed püüdsid laevalt põgeneda ja hakkasid paati merre laskma, ettekäändel nagu tahaksid nad laeva käilast ankrut sisse lasta, ütles Paulus pealikule ja sõduritele, kui need ei jää laeva, siis teie ei pääse. Siis raiusid sõdurid paadiköied katki ja lasid selle merre kukkuda. Aga enne kui valgeks läks, julgustas Paulus kõiki sööma, üteldes, täna on 14. päev, mil te oodates püsite söömata ega ole midagi suhu võtnud. Sellepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsmiseks. Ei lähe ju teie ühegi peast juuksekarvagi kaotsi. Nende sõnade järel võttis Paulus leiva, tänas Jumalat kõige ees, murdis ja hakkas sööma. Ja kõigi meeleolu läks paremaks ja nemadki võtsid leiba. Aamen. Aamen. See oli pikk lugu, siin on palju detaile, ära muretse, ma proovin püsida täna ainult mõne detaili juures, aga kui selles loos oli midagi, mis praegu sind kõnetas, sa said korraga aru, et see on täpselt see soolatükk, mida mina pean sellesse täna oma toitu panema, siis mine pärast, loe, las püha vaim juhatab sind sealt edasi, sest et Jumal on sellesse midagi pannud. Ja kui me vaatame seda lugu ja vaatame nagu Pauluse olemisviisi, kiusatus, siin on nii palju kihvti kreekakeelset sõnamänge ja see, kuidas Pauluse usk iga kord, kui ta tegelikult üles astus, iga kord, kui ta sõna võttis, oli ta usk kahte asja. Oli usk Jumala headusesse ja sellesse, et Jumala tahe, Jumala plaan tema elus saab teoks. Ma ei jäta järgi. Aga samas sellest kõigest mul väga meeldib, kuidas minu arust nagu kumab läbi üks möödunud sajandi alguse väga kuulus jutlustaja Oswald Camber, kes ütleb nii sügava sõna ja ma tahan selle veel meile meelde jätta, enne kui me läheme detailide juurde, et Jumala tahte keskpunkt ei ole esmalt koht, kuhu jõuda, vaid suhe, milles elada. Jumala tahte keskpunkt ei ole esmalt koht, kuhu jõuda, vaid suhe, milles elada. Seesama, millega me tegelikult nagu alustasime ka. Kui sa ei tunne head Jumalat, siis ei ole olemas seda Jumalat, keda sa tunned tema head plaani sinu jaoks. Kui sa tunned head Jumalat, siis iga tema plaan on sinu uskumist mööda hea. Sellepärast, ma arvan, Mooses nagu annab meile nii hea eeskuju, kui ta on Iisraeli rahva toonud välja Egiptusest ja jõudnud üle Punase mere kõrbesse ja seal 2. Moosese 33. peatüki 15. salmis ta ütleb need legendaarsed tuntud palvesõnad, kui sinu pale Jumal ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Enamus inimesi, kes ei tunneks Jumalat, ütlevad, Jumal ükskõik mis, siin on kõrb, siin on nii piiratud ressurssidega paik, vii siit ära, kuhu iganes, kas edasi või tagasi, siia me ei taha jääda. Aga Mooses oli mõistnud, et ka kõige piirangute rohkem koht koos Jumalaga on alati rikkalikum kui ükskõik milline avarus ilma temata. Ja ma tean, et see sellise filosoofilise mõttena tundub, oi, väga tore, paneme selle kirja, võib-olla paneme selle kuskile X-i chati või Instagrami feedi, see on hea, kui see kõnetab, aga ma arvan, see on midagi, mille nii-öelda enda ellu imbumiseks. Me peame veetma aega Jumala ees, tema sõnas, tema vaimu läheduses ja siis ma arvan, et igaüks, kes on elavalt käinud koos Jumalaga, korraga saab aru, et Mooses, see on absoluutselt tõsi. Esimene küsimus ei ole, kuhu me läheme, millal me läheme ja see põhiline lapsevanemad, mida te teate, eks ju, mida lapsed ütlevad, kas me oleme juba kohal? See ei ole esimene küsimus, vaid küsimus on see, kas sa tuled kaasa, sest ma saan aru, et ka kõige piirangute rohkem koht koos sinuga, Jumal, on alati rikkalikum kui ükskõik milline avarus ilma sinuta. Ja sellepärast Taavet, vaadates oma elule, ütleb, sina oled mu Jumal, mul ei ole head ilma sinuta ja muidugi ühel päeval lugedes sellised erinevate ka Eesti mõjukate jumalameeste jutlusi ja häid mõtteid, mind jäi nagu niimoodi takjana saatma Toomas Pauli üks küsimus. Mille peale sa loodad, kui sul pole Jumalat? See on absoluutselt, kiriku inimene ütleb õige, aga ta ei lõpeta seal, ta küsib edasi, ja mida sa kardad, kui ta on sul? Mille peale sa loodad, kui sul ei ole Jumalat? Ja mida sa kardad, kui ta on sul? Ja ma ei ütle seda kergekäeliselt. Meie kõikide elus on neid kohti, kus meie pea teab. Ei, ära muretse, tead, päike tõuseb homme ka, me saame hakkama, aga meie süda on nii mures, on nii hirmul, on selle koha peal, et Jumal,
ma ei ole kindel, kas homme tegelikult minu elus enam päike tõuseb. Ja siis on nii oluline meelde tuletada seda, et Jumal, ma ei taha siit edasi minna. Isegi selles kõrbes tegelikult on mul koos sinuga rohkem kui mõnes emotsionaalses avaruses, kus sind minu jaoks ei ole. Aga nüüd, minnes siis selle loo juurde, esimene asi, mis kuidagi mind sellel korral väga kõnetas ja tõesti nagu rõõmustas, julgustas ja ka kusagil distsiplineeris ja kutsus meelt parandama. See on sellesama peatüki, 27. peatüki 13. Vaatame siit, isegi mitte 13. vabandust, see on tegelikult siit veel eespoolt. 27. peatüki 2. salmi algus, juba sealt hakkab see lugu pihta. Tegelikult ju me ei lugenud seda. Mulle meeldib, kuidas Luukas, selle loo kirjutaja, ütleb, me astusime siis Andramütioni laevale, mis pidi purjetama Aasia sadamate kaudu ja läksime merele. Seal on see üks sõna, me. Ja tegelikult läbi selle peatüki eriti me näeme kordi ja kordi, rohkem kui 10 korda, kus Luukas otsustab öelda kogu selle värgi kohta, meie läheme. Tegelikult Luukas oleks võinud ju kogu aeg kirjutada. Paulus läks ja no mul ei olnud midagi teha, ma pidin kaasa minema. See oli Pauluse hull plaan. Tema läks ja ma ei saanud midagi teha, ma pidin teda toetama. See oli selle kapteni täiesti nõme idee, et ta ei kuulanud Paulust, no mis seal teha oli, mina pidin kaasa minema. Aga Luukas on otsustanud ja kuidagi saanud aru, et kui ma tahan olla Jumala tahtes, siis isegi kui meile meeldib suuri lugusid kuulates, vaadates, mõelda ja öelda, nemad, seal on keegi tema, Jumala mees või keegi nõme inimene, mis iganes, siis Luukas saab sellest nii hästi aru, et Jumala tahtes ei ole võimalik tegelikult käia sinu, tema, nemad, minu, vaid seal peab olema see meie. See, mida Meelis ka eelmisel pühapäeval erinevas võtmes mitu korda esile tuletas ja meelde meile tõi. Nii et sõbrad, see on nagu nii oluline ja nii kriitiline. Kui Jumal on midagi kõnetanud sinu ellu, kui Jumal on kuidagi oma tahtmist sulle teada andnud, on see tulnud ilmutuse kaudu, nii nagu Damaskuse teel Paulusel, kes siis oli Saulus, või on see 3 või 14 aasta jooksul sinu sisse kasvanud, siis küsi seda regulaarselt. Kas siin on sina ja tema või siin on meie? Kes on need meie sinu ümber ja kas on täna midagi, mida sa peaksid tegema ja sa saaksid teha, et see meie oleks tegelik. Ja teate, kui me loeme seda Jumala lugu, mulle ikka meeldib nii meelde tuletada seda, täna ma arvan, mitte vähem Jumala kuningriigis on vaja Luukase Anniga inimesi kui toona. Neid inimesi, kellel võiks öelda, et vabandust, tal polnud just oma plaani. See oli ju Pauluse plaan, mille järgi ta elas. Tal justkui ei olnud oma kutsumust, see oli ju Pauluse kutsumus, mida ta aitas ellu viia. Tal ei olnud justkui oma ambitsiooni, see oli pöörase, radikaalse Pauluse ambitsioon. Aga ilma Luukaseta, ilma selleta, et Luukas ütles, et see tegelikult on meie plaan. See tegelikult on meie tee, see tegelikult on meie võitlus. Varsti me vaatame, Luukas ütles vahepeal ja tead, meil enam kellelgi ei olnud lootust, et me siit eluga pääseme. Luukas ütleb, et ma olin täpselt samamoodi nagu kõik need teised. Ma olin nii meie, et see oligi nii. Täna ma tahan julgustada sind. Kui sina tunned oma elus, et need annid, mis Jumal sul on andnud, see iseloom, mis ta sulle on andnud, ja ka võib-olla tänase hetke nagu ajavõimekus, aken, on selline, et ma ei tea, ma parimal juhul oskan kedagi toetada, kedagi teist tema annis võimestada tänu Jumalale. Sa oled kutsutud võib-olla praeguses ajahetkes Luukaseks ja tänu sinule tegelikult miljonid ja miljonid ja miljonid inimesed 2000 aasta jooksul saavad inspireeritud Jumala lugudest Pauluse kaudu, sest kui Luukast ei oleks olnud, siis me ei teaks neid lugusid täna. Paulus tõenäoliselt esiteks oleks palju varem ära surnud, sest ta oli kehva tervisega tõenäoliselt ja Luukas oli arst. Teiseks, Paulus, me näeme seal, oli nii ikkagi nurgeline ja radikaalne kuju, et ta oleks ilmselt väga paljude inimestega tülli läinud. On näha, et Luukas oli parem väga suurepärane läbirääkija, kogu selle seltskonna kooshoidja
ja rääkimata siis sellest, et Paulusel polnud üldse aega õhtul mingeid aruandeid teha või kusagile mingisuguseid Instagrami postitusi üles seada või tagantjärgi mingit oma eluloo raamatut kirjutada. Ei, seda kõike tegi kogu aeg Luukas. Mõelge, kui võimas on see, kui ma vaatan ja ütlen, Jumal, sinu tahtmine on see, et ma olen täna osa mingisugusest meiest. Ja kallis kogudus, see on olnud ka üks väga suur arm ja õnnistus meie kogudusel. Ilmselgelt mingitel aegadel on selles meies kellegi juhtfiguur, kellegi persoon domineerivam. On see olnud pastor, on see olnud mingi muu anniga inimene ja seal on alati inimlikku külge ka. Aga meie arm on olnud see, et läbi lihtsate aegade, aga läbi ka suurte väljakutsete me oleme olnud meie. Ei ole olnud seda nii, nagu me loeme Vanas Testamendis, kuidas peale Saalomoni surma, kui tulevad seal uued noored kuningad ja seal läheb asi rajuks kätte ära, siis Iisraeli suguharud ütles, et see pole üldse meie suguharust. Iga mees oma telki tagasi, kui me saame ise ka oma eluga hakkama. See on olnud meie koguduse suur õnnistuse arm ja ma usun, et see on jätkuvalt ka. Aga nüüd vaadates mõnda konkreetset õppetundi, mida kuidagi püha vaim siit mulle esile tõstis, siis mulle väga tegelikult meeldib see üks mõte, mida seda küll omistatakse ühele konkreetsele pastorile, aga tegelikult see on niisugune slogan, mida palju teoloogid kasutavad, öeldes Jumala tahte kohta, et Jumala tahe ei vii meid kunagi sinna, kus Jumala arm meid kanda ei suuda. Ja ma arvan, kui sa mõtled täna oma elu peale, oma kutsumuse peale, kui sa mõtled ka meie koguduse ja selle hetke peale, nende valikute peale, kus meie täna oleme, siis ma tahan nagu selle peale meid rajada. Mitte kuidagi õigustada, mitte kuidagi öelda, et mis siin tehte värk siia-sinna, aga Jumala tahe ei vii meid kunagi sinna, kus Jumala arm meid kanda ei suuda. Ja see tähendab seda, et kus iganes me täna oma elus oleme, me peame vaatama, et see edasiliikumise jalgratta mõlemad pedaalid oleksid meie jalgadel kinni. Jumal, mis on su tahe täna? Jumal, kus su arm selles tänases päevas esile tuleb? Minu jaoks, teiste jaoks, kokkuvõttes meie jaoks. Jumal, kus on su tahe täna? Ja Jumal, kus ma näen su armu? Ja ma arvan, need mõlemad pooled on hästi olulised, et need tuleks esile. Nüüd, üks asi, mis kuidagi mind siin taas kõnetas ja puudutas ja tegelikult moel või teisel, ma olen seda juba maininud ka väga erilistes kutsumustes tuleb ette väga keerukaid hetki. Seesama salm, mida ma korraks tsiteerisin siin, vaatame, see vist on 27 ja 20, mida siin Luukas siis kirjutab, see on nii põnev, tegelikult isegi täiesti piiblivälised ajaloolased tunnustavad Luukast, seesama, et üks vähesed antiikaja kronoloogilisi asju, kes kirja paneb, on Luukas, nii detailselt kirjutab. Olime seal, süda läks pahaks, siis olid paadid, siis olid köied. Vägev! Nii et kui sa oled kristlane, oled Jumalasse uskuja, me oleme igal juhul uhkad Luukase üle, sellepärast, et mõtled, ta on kõik kirja pannud. Aga temaga võib eputada ka väljaspool kirikut täiesti. Näiteks siin ka, ta ütleb seda jälle nii selgelt, kui nüüd mitu päeva ei paistnud ei päikest ega tähti. Ja kange raju võimutses lõppes meil viimaks igasugune lootus pääseda. Ja tead, kui me oleme Jumala tahtes käimas, otsimas seda, andnud oma elu selleks, et tema parim võiks tulla esile. Ma ei arva, et iga päev peab olema selline. Ma ei arva ka, et see on meie elu defineeriv asi, see 20. salm. Aga üldjuhul ükski ülestõusmishommik, millesse me varsti jõuame, ükski ülestõusmishommik ei pääse ilma Golgata künkata. Ikka meil kõigil on need hetked, mida siin Luukas kirjutab. Ja teate, esimene asi, mis siis on see, kas siis on olemas see meie? See meie, kellega ma olen koos ja selle meie keskel, kas siis on olemas see miski, see keegi, kelle kaudu tuleb esile Jumala sõna? Kui sa oled täna kuidagi selle koha peale, et see meie on jäänud hästi õhukeseks, siis ma julgustan sind. Meie kultuuriruumis ja ma saan öelda, et juba enda kohta, et meie vanuses inimestel, ega need meied ei tule niisama lihtsalt nipsust. Need ei tule kiiresti, need ei tule üle öö, aga need tulevad, kui sa hakkad sinna poole teadlikult astuma ja liikuma. Kui sa hakkad seda meiet tekitama, et mu elus on täna see koht, kus ma päris täpselt ei tea, kuhu mu elu suund peaks minema, mis on see minu kutsumus, aga ma haakun nende inimestega.
ma tulen esmaspäeval palvekale hakkan käima, sest et ma saan aru, et siin on niisugune kahurvägi, et igal juhul, kui ma selle flow'ga kaasa lähen, küll ma ühel hetkel sealt selle oma kutsumusega üles leian. Küll ma nende raketipalvetajate taustal oma võidud kätte saan. Teine asi, mida me siit näeme, on see, et mitte kõik, mis Jumala tahtmise teekonnal juhtub, ei ole algselt tema plaan. See 21. salm, kui me vaatame sealt edasi, ta ütleb nii. Kuna kellelgi ei olnud enam mingit tahtmist süüa, siis tõusis Paulus nende keskel püsti ja ütles, esimene asi, tead, see on kui hea, see on Paulus on nagu normaalne Eesti mees. Ma ütlesin teile kohe. Eks Paulus ütles, mehed, te oleksite pidanud minu sõna kuulama ja jääma Kreetalt merele minemata, siis te oleksite vältinud seda hädaohtu ja kahju. Nüüd aga ta läheb edasi. Ehk et mulle tundub, et ka selliste Jumala tahte otsimiste sees aeg-ajalt kurat tahab meid nagu seisma jätta ilusate vaimulike valedega. Kõik, mis meie elus on, sellel on mingi põhjus. Kõik, mis meie ellu tuleb, on Jumala käest. Kõik, mis meie ellu täna on kohale maandunud, on Jumala tahe. Väga paljud asjad ei ole üldse Jumala poolt algatatud. Jumala imelisus on see, et ta suudab ka kõik need asjad lõpuks meie kasuks keerata. Aga miks on see oluline? Mulle meeldib siin see Pauluse tonaalsus. Ta ei jää sellesse kinni, ta ei jää sellesse seisma, kuulge, no mida te tegite, ta läheb sealt edasi, aga ta markeerib ära, sest sõbrad, me saame meelt parandada ainult siis, kui me saame aru, mis me oleme valesti teinud. Me teame eestlased, see on üks meie alustekste. Sa mõtle vaid. Sa mõtle veel, ütles vend Johannes Ivo Schenkenbergile, kui ta seal, eks ju, Pirita kloostri koridoris läks ja siis kukkus sinna alla. No mida sa mõtled või mida? Sellepärast tegelikult need hetked, kui me oleme Jumala tahtes ja saame aru, et meie eilsed sammud, need ei olnud õiged, need ei olnud korrektsed, siis me võime ikkagi öelda tänu Jumal, et me täna saime aru, kus me peame meelt parandama. Sest see on ainus viis, kuidas me saame sealt minna edasi. Nüüd, 22. salm, see, mida ma juba mainisin, tuletabki meile meelde, et määravaks saab lootusetustest hetkedes see, mida Jumal räägib meile homsest, mitte see, mida meie eksimused räägivad meile eilsest. Just sellistes hetkedes saab määravaks see, kas me oleme oma südame nagu asetanud selle koha peale, palves, piibli lugemises, selles ka meie olemises, et me kuuleksime Jumala sõna, mida ta räägib homse kohta. Lisaks sellele, mida meie oma elu eksimused, mida meie oma patud räägivad eilse kohta. Ega me ei saa seda eilset kinni keerata. Me tihti tagant järgi Jumal annab meile meie eksimused andeks, aga SMS-laenu intressid, mida me oleme võtnud, neid tuleb ikka maksta, eks ju. Et Jumal annab andeks selle supi, mis me kokku keetsime, keegi peab lõpuks selle ära sööma, eks ju. Et me peame nende asjadega tegelema, aga meie käes on nüüd see valik. Kas me lõpetame seal 21. salmi lõpuks, mida Paulus ütles, kuulge, ma ütlesin teile kohe mehed, ärge tehke, või me oleme valmis minema edasi 22. salmiga. Nüüd aga ma julgustan teid olema julged. Ja teate, siin ma vaatasin seda kreekakeelset teksti, et jälle, see on sealne kultuuriruum, see oli ka üks viis, kuidas tolle ajal prooviti nii-öelda nagu selle sõnumi olulisust esile tuua, seal tekkis nagu selline rõhutatud ekspressiivsus. Sest see sõna, mida Paulus siin ütleb nendele, ei olnud lihtsalt selline, kuulge, pole viga, poisid, elame üle. Pole viga. Kui sureme, siis vähemalt naeratusega. Ei, Paulus ei anna siin, vaid see tegelikult see kreekakeelne väljend, et olge julged, tähendab seda, õhutage suur rõõm oma elus lõkkele. Õhutage üles see julgus, see entusiasm, võib-olla see kõlab natuke see minu põlvkonna inimestele või vähemalt siis, kui mina kasvasin noorena, nii-öelda kasvasin üles nende Nõukogude sõjafilmide foonis, kus kõige lootusemates hetkedes Nõukogude kartmatu Punaarmee võttis relvad ja hurraa, karjudes jooksid vaenlaste kallale. Mis sest, et kõik said surma, aga seda kõvema häälega nad sinna jooksid. Natukese seda Paulus tegelikult siin õhutab neid üles ja ütleb, kuulge, nüüd on see hetk, kus me peame oma kõrvad pöörama sellele, mida Jumal räägib homsest. Meie oma elus.
ka täna meie oma koguduse elus, ka nendes valikutes, ka nendes juhtimismuutustes, mis me täna oleme, kus me otsime neid uusi lahendusi, Jumal, kes on need inimesed, mis on need vormid, kuidas me edasi läheme, ma olen absoluutselt kindel, et nii nagu siin Paulus astub üles ja ütleb, et vaatamata kõigile, mis on olnud, ta ise, me näeme, oli teinud asju valesti. Inimesed tema ümber olid eksinud asju teinud valesti, ta ütleb, aga see Jumal, kes seisis mu ees, ütles, sa jõuad eesmärgile. See tahtmine, mis ma sinu ellu olen andnud, see saab teoks tehtud. Nüüd, me vaatame siit järgmist asja 26. salmis. Ma arvan, et see on üks oluline asi, kui me käime Jumala tahtes ja kui meie eludes on nagu neid vastutuule hetki, on neid hetki, kus meile tundub, et tegelikult on juba tehtud ka. Mäletate, nagu ma alguses ütlesin. Konkurentsitult kõige rohkem oli paganate elusid pööranud Pauluse teenistus. Mitte keegi teine, vähemalt me vaatame ajalooliselt, ei saanud võrreldavasse kauguseski sellega. Võiks öelda, et Paulus oli ju 100 ellu elanud oma kutsumust. 100. Ta oleks võinud vabalt panna võtmed varna ja öelda tehtud. Aga ainult tema teadis. Ainult tema teadis oma südames, et midagi on veel saavutada. Aga ka Paulus siin sellel hetkel ei teadnud tegelikult, kuidas jõuda Rooma. Sest sellel hetkel tema oli samamoodi selle meie hulgas. Ei olnud päikest, ei olnud kuud, ei olnud tähti, kogu asi pudenes käest ära. Ja siis ma arvan, see tõde on midagi, mida meil kõigil on õppida, mida ta siin ütleb, kui meie eestlaste üks alustekst ütleb. Kõige tähtsam on leida, mis asi? Paat. Tänud, õige. Siis Paulus siin parafraseerides, kõige tähtsam on leida saar. Ja vaadates ka seda altteksti, see täpselt nii ongi. Ega Paulusel ei olnud plaan pärast seda Melitaga kokku saada. Ta läks sinna Malta saarele, Melita saarele, eks ju nii-öelda. Vaid ta ütleb siin täpselt see, me peame jõudma mingile saarele. Meil on vaja nii-öelda üks vaheetapp. Me peame saama korraks hoo maha võtta, me peame saama korraks pausi teha. Ma usun, et Jumal annab edasi. Ja teate, ka need vahesaare hetked meie elus, meie Jumala otsimises, meie teekonnal käimisel, ärge kuidagi alahinnake neid. Nende kohta vahest ka juhtimises öeldakse, et need on lootuse harjumused. Ja ma arvan, eriti nendes hetkedes, kus sa tead, et kutsumus on, sa tead, et inimlikult ei ole võimalik seda ellu elada, vaata, kas sinu elus on mingisugused nii-öelda lootuse harjumused su elus. Eelmine nädal oli GLS ja mulle väga meeldis, alati meeldib, Greg Rochelle, maailma ühe suurima koguduse pastor, väga äge kuju, tema rääkis sellest, et nii-öelda nendest väga väikeste, tühiste, igavate harjumuste mõjust. Ta ütles, et ma arvan, et ma olen see, kes ma olen tänu hambaniidile. Ja see oli natukese küll ülepaisutatud, ta ütles, et ma oma olemuselt ei ole väga korrastatud või reeglipärane inimene. Ja mulle üldse ei meeldi selline, et kogu aeg korrastada hambaid, aga ta ütles, et millest ma olen aru saanud, kui ma selle iga hommikul suudan ära teha, et ma hambaniidiga oma hambavahed ära teen, siis ma mõtlen, yes, ma suutsin ennast jälle ületada, see tähendab, et palvetada ja piiblit lugeda ei ole enam üldse keeruline. Kui ma olen palvetanud ja piibli ära lugenud, siis ma mõtlen, kuule, aga nüüd need ülejäänud asjad, mis mul kalendrisse pandud on, yes, nendega me saame ka hakkama ja järgmised ja järgmised ja järgmised, aga kõik see algab sellest hambaniidist. Ma ei tea, mis on täna sinu hambaniit, mis on täna sinu see saar, me peame leidma ühe saare. Mul on üks hea sõber, kelle jaoks see hambaniit on täna jõusaal. Ja ta mingis hetkes, sugugi mitte oma esimeses nooruses, avastas, et see, et ma hakkan regulaarselt käima jõusaalis trennis, ta ei istu siin saalis ausõna. Mõned inimesed hakkasid vaatama, kas ta mõtleb minust või? Ma hakkasin ka, ei, ta istu siin saalis, ärge muretsege. Aga temaga suheldes, ta on ka vahepeal üsna keerulised hetked elust, ta ütleb, et tead sa, ma täna ei kujuta ette. Kui mul ei oleks seda jõusaali harjumust, ma käin seal ära, pärast seda on jälle päike taevas, kuu ja ma oskan nagu edasi orienteeruda või mul on väga tänulik, Jumal on viinud kokku ühe kihvti seal Californias ühe väga vahva pastoriga ja tõesti, suurepärane juht, doktorikraadiga vend, aga kogu sellise COVID-i keerukuse sees, oma elu väljakutsete sees, sattus sellisesse ärevusse, täiesti meditsiiniliselt diagnoositud ärevusse, et sa ei saa, nagu siin, nagu Luukas ütleb, meil pole täna mingit lootust, me ei saa, sa ei saa orientiirist aru, sa ei jaksa, sa oled käinud oma koguduses, sa ei suuda oma koguduse ukses sisse tulla, sest selline ärevus ja üks asi, mida tema hakkas harjutama,
ta avastas enda jaoks kunsti, ta tõi mulle ka, mõned, kes te olete mul külas käinud, mul on niisugune lahe, raske metallrist kodus. Mida ta teeb, on see, et ta korjab kusagil, täiesti normaalne inimene, aga ta korjab kusagilt nendest tehnika prügikastidest igasugust trääsa kaasa. See on päris jututab see. Ja siis ta teeb nendest vanadest oma aja, oma eesmärgi ära elanud pisidetailidest uut kunsti, risti, igasuguseid muid asju. Ta ütleb, et tead, iga kord, kui tuleb see surve mu ellu peale, ma saan aru, nüüd on aeg, võtan ja mitte lihtsalt, et ma käin tähelistegevust, vaid minu jaoks see tuletab kogu aeg meelde. Jumal, sina oled see, kes sa võtad kõik selle, mis on oma elu ära elanud, mis on ära kasutatud, mis on oma väärtuse minetanud. Sina oled see, kes sa võtad selle ja teed midagi, mille peale pärast inimesed vaatavad, ütlevad, vau, mees, kuidas nii võimas asi. Kas kui sellele patarei taha panna, hakkab mul köögis pannkooki küpsetama ja koristab tänav ära, vaadates seda, sellel on potentsiaal täitsa olemas. No tegelikult ei ole, eks ju, ta teeb ainult kunsti. Aga see on tema lootuse harjumus. See oli see, kui Jumal kõnetas teda, ütles, et aga me peame kõigepealt jõudma mingile saarele, see oli tema saar. Kuidas on sinuga täna? Ära kuidagi alahinda seda. Aga sa pead olema hästi aus. Sa võid selle saare võtta selleks, et sinna jääda. Sest teate, ma ei hakka seda lugu lahti rullima, aga see kohtumine Melitaga, eks see meie saarele minek tegelikult, seal oli algus väiksed jamad ka, seal tuli madu ja ammustas Paulust, aga lõpuks, kui ta ära ei surnud, ta oleks võinud sinna jäädagi. Ta oleks saanud sinna rajada tolle piirkonna kõige suurema koguduse, ta oleks saanud sinna teha õpetuskeskuse, raadiojaama, podcasti, värgid, kõik, ta oleks saanud sinna terve ministri püsti panna, sest ta oli lihtsalt ühe õhtuga saavutanud tohutu potentsiaali. Aga ta sai aru, ei, mul on seda saart mitte selleks vaja, et siia jääda. Seda ma olen ka näinud aeg-ajalt kristlaste eludes. Et inimestel on olnud raske aeg, nad on leidnud mingisuguse sellise jõuvõtu koha. Trenn, kellegi jaoks muusika tegemine, kellegi jaoks kunst, kellegi jaoks äri. Ja korraga märkamatult on sellest saarest saanud nende mainland. Sellest on saanud korraga see nende põhimaa. Ei, seda on vaja selleks, et minna edasi. Ja üks viimased asju, enne kui võtame veel palves aega olla Jumala ees. Kui sellest loost õppetunnid, mis ma jagan, lihtsalt korraks tuletan meelde, et ka kõige erilisemate kutsumiste sees tuleb hetke väga keerukaid hetki. Kui sina oled selles, sa ei ole ainus. Mitte kõik, mis sellel teekonnal juhtub, ei ole tegelikult algselt Jumala plaan. Aga Jumal viib sealt edasi. Määravaks saab lootusetuse hetkedes see, mida Jumal räägib meile homsest, mitte see, mida meie eksimused räägivad meile eilsest. Lootuse harjumused, see saar, kuhu me peame jõudma. Ja viimane asi, moel või teisel, kallid, eranditult ma saan nüüd domineerivada teie üle. Ma vaatan teid. Ärge muretsege, Jumal seda prohvetlikku andi mulle ei ole andnud, ma ei tea, mis teile tegite. Või mida te täna hommikul sõite, seda ma ka ei tea. Aga lihtsalt ma vaatasin igaks üks üle, et olla kindel, sellest väitest ei jää mitte keegi välja. Eranditult kõiki meid on vähemalt selles hetkes tegelikult ka täna Eestimaal nii-öelda asetatud sellesse Pauluse rolli, kus meie tegevus kõneleb rohkem kui meie sõnad. Ja see on see, mida Paulus siin tegi, midagi väga, võiks isegi öelda, mitte piibellikku. 33 salm. Aga enne kui valgeks läks, julgustas Paulus kõiki sööma, üteldes, täna 14. päev, mil te oodates püsite söömata, ega ole midagi suhu võtnud. Seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks. Ei lähe ju ühegi peast juuksekarvagi kaotsi. Nii? Tore! Kellele ei meeldiks sellised hullud keerulistes olukordades? Selle salmi järgi ei juhtunud mitte midagi. Mitte mingit vabadust ei tulnud, mitte mingit rõõmu ei tulnud, mitte mingit lahendust ei tulnud. Kui ei oleks olnud 35. salmi, kus Paulus ütleb, nende sõnade järgi võttis Paulus leiva, tänas Jumalat kõigi ees, murdis ja hakkas sööma. Sellepärast ma alati julgustan, kui teil on vähegi aega, ärge minge pärast teenistuse ära. Võtke kohvi, võtke jäätist, te ei kujuta ette. Sest pärast seda võib juhtuda salm 36. Ja kõigi meeleolu läks paremaks ja nad kõik võtsid jäätist. Ei, siin on leiba, tähendab.
see üldse ei vähenda Pauluse jutluse tähtsust. See ei vähenda Pauluse prohvetliku sõnade väljaütlemise tähtsust. Aga kui Paulus nendele sõnadele ei oleks lisanud mingit praktikat juurde, mingit eluviisi, mingit sammu, siis see 36. salm ei oleks realiseerunud. Aga ta tegi seda. Ja ma tahan sind julgustada. Täna see, kuidas sina käitud, kõneleb kindlasti kõvemini kui see, mida sa ütled. Ära muretse selle pärast, ma ei ole, tänu Jumalale, et sa ei ole nagu mingi kunnar. Siis oleksid kõik jutlused tunniajased, eks ju nii. See saab ikka lühemalt ka hakkama, näed, minutiga saab ka Kristjan tegi ära naksti. Ära põe selle pärast, et sa ei oska täna filosoofilisi ridasid kirja panna. Säutsuda X-is või panna kõige ägedamaid mõtteid Twitterisse kuskil, seda enam pole õigus, ja Instagrami või TikToki kuskile mujale. Täna Jumalat, et sul on üks või kaks asja, millega tööle minnes sa võid anda inimestele julgust. Sul on üks või kaks asja, mida tehes sa lähed kooli, patsutad kedagi, ütled kellegile midagi, pakud kellegile midagi ja inimeste ellu tuleb see ja kõigi meeleolu läks kohe paremaks. Ja see on Jumala tahtes käimises nii oluline. Sest see on midagi, mida Uus Testament korduvalt rõhutab ja Heebrea kiri võtab kokku, ütleb, olgem need, kes julgustavad üksteist, nii kaua kui veel öeldakse tänapäev. Meie saame seda teha. Ja kokkuvõtvalt, kui sa oled täna siin ja sa tead, mis on sinu tahtmine, Jumala tahtmine sinu jaoks, siis ma julgustan sind. Leia enda sees mitte ainult see jõud, aga leia enda sees ka see rõõm öelda, sinu tahtmine sündigu. Kui sa oled täna pusimas oma tahtmist ja oled kuidagi proovimas Jumalat ära rääkida ja teda meelitada, siis ma lihtsalt nagu tahan sind hoiatada. Sa oled selle teise seltskonna poolel, kellele Jumal peab ükskord ütlema, et sinu tahtmine sündigu. Ja kõik, kes on põrgus, on selle ise valinud, see ei ole olnud Jumala plaan. See on küll karm värk, ongi karm värk, sellepärast on täna hea valikuid teha. Aga kui sa oled nii nagu suurem osa inimesi, nad ei tea igal eluhetkel detailselt, mis on see Jumala tahtmine, mis on täpselt see järgmine samm, mida ma pean tegema, siis mulle väga meeldib see legendaarne Lõuna-Aafrika pastor ja möödunud sajandi üks võimsamaid missiooniteolooge Andrew Murray, kes on öelnud, et Jumala tahte saladus on lihtne. Ole valmis tegema kõike, mida ta tahab, enne kui sa tead, mida ta tahab. Jumala tahte saladus on lihtne. Ole valmis tegema kõike, mida ta tahab, enne kui sa tead, mida ta tahab. Ja kui su südame hoiak on sellesse positsiooni jõudnud, siis on Jumal sinu elus see persoon, kes uksest sisse tulles ei tekita sinust seda tunnet, et kas ma tegin kooliõpet, kas ma tegin tunnitööd ära, kas ma valmistasin need ära, kas vihikud on kõik kombes. Ei, mõtlesin, et äge, mida me teeme? Siin ma olen, läkita mind, nagu ütles Jesaja. Tõusume koos püsti ja hea ülistustiim. Kutsun teid juba siia lavale. Kiitus sulle. Võtame korraks ühe lühikese hetke ja kui oli midagi selles ajalooliselt detailses tekstis, mis prohvetlikult kõnetas sinu elu, sinu haklihakastmes, sinu lasanjes, sinu brownikoogiks praegult, siis võta ja raputa seda soola sinna. Ütle, Jumal, ma tahan selle asjaga tegeleda. Jumal, ma tänan, et sa kõnetasid praegult võt just sellesse kohta. Just. Mul on vaja selle meiega tegeleda. Ma raputan just sellesse kohta, ma olen ainult kuulnud oma eilse päeva pattudest. Kuidagi selle keskel ei suuda kuulda sinu poolt öeldud homse päeva võimalustest. Isa, me täname sind. Isa, me täname sind. Me täname sind. Et sina, sinu sõna, sinu töö tulem ei ole surm, vaid arm. Ja kui me selles armus tuleme sulle ligi, siis see sõna ei lõppe ära, vaid sellele tuleb otsa liides ja seal tuleb armastus. Ja siis me saame aru, et see ei ole lihtsalt arm, see ei ole lihtsalt see, et okei, tiksu lõpuni, saa hakkama. Vaid me oleme sinu lähedal. Me oleme sinu ligiolus. Me
me oleme sinu armastatud. me oleme sinu poolt märgatud. Isa, me täname sind selle meie ees, kes on täna siin. Isa, ma õnnistan igat ühte, kes on täna mõnes teises koguduses tulnud või kes vaatab meid praegult läbi interneti ka. Ja isa, ma palun, et kus iganes keegi on, nad võiksid olla seal selles meies 100-ga. Aga isa, ma tänan, et siin ka selles meies, kus me täna oleme. Isa, sa viid meid edasi oma armust. Isa, nendes asjades, kus me teame, mida me peame tegema, aga me täname, et sa näitad ka meile neid saari, kuhu me peame välja purjetama. Et siis saavutada see eesmärk, milleks sa seda kogudust oled kutsunud. Ja kui sa oled öelnud, et sa tahad selle koguduse kaudu unikaalsel moel jutustada oma lugu igas põlvkonnas, iga põlvkonna kaudu, aga eriti noorte ja laste kaudu. Siis me täname, et me täna tahame endale meele tuletada. Aita meil olla selles nägemuses Luukased ka. Et kui siin on mõni Paulus ja neid on rohkem kui üks, ma ütlen, neid on rohkem kui üks, siin on mitmed Paulused järgmiste põlvkondade jaoks, siis isa aita, et meie juba elukogenud inimestena, juba väärikas vanustes inimestena võiksime jutustada seda lugu nii, nagu Luukas jutustas, aga meie astusime paati. Meie läksime teele. Ma saan aru, et see on ühest küljest minu tavaline vibe, et kui on võimalik noorte kasuks rääkida, siis ma seda teen, aga see ei olnud üldse tegelikult plaanis. Kuidagi tuli nagu praegult sellise, mulle tundub ka sellise prohvetliku meeldetuletuse julgustusena. Tõesti, sõbrad, iga põlvkond on oluline siin. Iga põlvkond on tähtis, aga ma arvan, see üks asi, mida Jumal on kutsunud sellesse kogudusse, meie olemisse, ja see ei puuduta ainult meid, et meil on lahe kogudus, vaid vaadates mitme aasta taguse, 8 aastat tagasi, kui tuli statistiline uurimus elust, usust ja usuelust, siis seal oli 3 traagilist nulli. 0% 15-24 vanuses inimesi kuulus kogudusse. 0% nendest ütles, et tegelikult isegi kui ma kirikus ei käi, mõned kiriku tõstetud teemad, päris siuksed normaalsed, need kõnetavad mind. Ja 0% selles vanuses noori ütles, et no aga tead, ühel korral, kui ma vanaks saan, siis ma lähen kirikusse. On Lisbeth, küll on hea, et sa tulid ikka enne. Neid oli 0. Meie ütleme siin, et äge, meil on nii palju noori ja ongi äge, aga statistiliselt on see 0. Nüüd tuli välja, me ei teadnud seda, et juba mitmed aastad, ja see on mitte etteheide, et mitmed aastad on tegelikult uuritud ju Eestis, te teate, institutsioonide usaldusväärsust, mis puudutab seal politseid, piirivalveametit, maksuametit, nii edasi, et nad on Eestis seal väga tipus. Aga nüüd tuli välja, et kirik on üks kõige vähem usaldusväärne institutsioon Eestis. Ja me veel ei tea täpselt kogu seda loogikat seal taga, võib-olla ühel hetkel saame teada, et mis küsimusi esitatakse, siis saab seda natuke rohkem analüüsida. Aga põhiline põhjus, mida me nägime, oli see, et kõige rohkem, kes ütlesid, et mina küll seda kirikut ei usalda, oli vanuses, pakkuge, 15-24. Ja kõige rohkem, kes ütlesid, et no miks ma neid ei usalda või tegelikult me ei tea mitte midagi üldse kirikust. Me lihtsalt ei teagi mitte midagi. Ja sellepärast ma neid ei usalda, oli vanuses 15-24. Jumal on täna väga, väga huvitumas sinu ja minu elust. Sinu ja minu isiksust. Et sina ja mina võiksime ühel hetkel kohtuda tema pojaga taevas. Aga sellel maal on Jumal midagi andnud meie koguduse kätte. Et need 3 nulli võiksid muutuda. Jumal teab ainult, mis number siin ette tuleb. Tuleb 1 ja mõelge, kui tuleks 1 0 veel juurde. 100%, see oleks äge. Jumal teab, mida peab tegema, et need 15-24 võiksid õppida usaldama Jumalat ja tema rahvast, tema kogudust. Aga selleks, isa, sa oled andnud midagi meie kätte. See, et meie peame jõudma selle ajastu keisri ette, et tema kuuleks tõde Jumalast. Ja isa, me täname. Täna me tahame üheskoos väga õnnistada seda põlvkonda, kes on täna Paulustena selle laeva peal, kes on selle kutsumuse sees, keda sa oled varustanud nii siin selles paigas kui Eestimaal tervikuna, teenima seda 3-0 seltskonda. Ja isa, me usume, et täna see on nii, aga see ei ole
tulevikus nii. Täna me oleme veel kusagil pilves ja tuisus ja tormis kinni, aga me täname, et sa oled andnud meile juba siin ühe saare. Meie siin Karmeli koguduses oleme näinud, et selle saare peal noored tulevad päästmisele, nende elud muutuvad ja ka nende vanemate elud muutuvad. Aga isa, me täname sind, et sellelt saarelt me ei taha siia jääda, me ei taha teha siia seda oma ministrikeskust, vaid sa oled andnud meile kutsumuse, et see võiks kulutulena levida üle Eesti. See vist oli, nüüd on see, ma võtan juba kätte, ma hakkan varsti juba minema, aga julgustus, et ma detaile ei tea, ma ei olnud ise teisipäeval Tallinnas meestekal, kas keegi oli Nõmme meestekal viimane teisipäev? See oli Ilka Puhaka oli seekord kohal, eks ju, ja seal oli üks siis Helsingi Saalemi nelipühi kogudus juhtidest ka. Ta ütles, et Soomes on midagi juhtunud, noori on hakanud nii palju tulema, et viimane suur noorte kogunemine Helsingi selles suures kirikus oli sinnamaani jõudis, et koguduse juhid palusid, et olge head, teie, kes te olete vanad olijad ja juba varem päästetud saanud, minge palun täna ära. Palvetage kodus ja olge meiega kaasas, me ei mahu noored ära. Ja see oli tunde, noored tulid eespalve. Tunde. Kuulge, see on siit ainult 85 kilomeetrit. See on siin samas, kõrval tänamas. See Jumal, kes on vägev, saab siin teha midagi, mis samamoodi paneb imestama, paneb üllatama. Amen. See viimane laul võib ka olla selline palve Jumala poole sinna uude nädalasse ja üldse oma eluga edasi minnes, et meie fookus oleks ikka Jumala peal ja et me käiksime tema tahtmises. Ole mu nägemus siht silmes, issand, sa valitse mu südames. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind. Usun, et võitlustes tõstad sa käe, kaitsed mind kõrvale, viid vaenuväe. Varjupaik oled mu kindluse vall, su vägi varjab mind siin taeva all. Issand ja kuningas, sind palun ma, et taeva koju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedaimu, mu lootus siin asu lunastustöö. Ole mu nägemus siht silmes, issand, sa valitse mu südames. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind. Amen. Nii, amen, tänu Jeesusele. Ja. Võid istuda korraks veel, teeme siukse väikse siukse outro ka. Tuli selle Greg Rochelli mõtte peale üks analoog, et siuke natuke anekdoodi moodi, et miks tasub päeva alustada hommiku jooksuga. Sest siis see päev enam hullemaks minna ei saa. Ot, nii et julgustan teid siis kõiki hommiku jooksu tegema ja arvestama. Aga Helina palus veel öelda siukse väikse mõtte, et nüüd kõik, kes nüüd lähevad järgmine nädalavahetus konverentsile,
tulevad seminarile, et siis laupäeval ka ikkagi, et päris nii ei saa, et tuled lihtsalt laupäeval kohale ja siis kõik kohvilaad on sulle kaetud ja tuled, paned 14 €, et siis oleks vaja ka ikkagi registreerida ja täna veel saab seda samas Helina juures teha, et pange siis ennast kenasti kirja ka. Ja ma vaatasin, et ma kõikides nendes blokkides ikka midagi sealt Ungarist jagasin ka, aga tohib ma siia lõppu veel viimase, äkki peate vastu. Aga see on selles mõttes siuke väga, väga karm asi mõneti, aga täpselt, kui ma selle peale mõtlesin, et see on täpselt see teema, see nagu Jumala tahtmine. Et seal oli üks USA missionär, ta nimi oli Kailan, ja siis ta nagu rääkis seal, tema oli missionär Tuneesias, 17 aastat oli seal koha peal ja nagu tõesti rääkis, et see on nagu nii karm nagu keskkond. Moslemite nagu see on moslemimaa täielikult ja seal nagu kristlasena või seda kristlikku sõnumit nagu edasi anda. Et tõesti oli väga karm ja see oli ta ka pere jaoks väga karm, et ta nagu naisel oli seal mingi tõsine nagu haigus ja samamoodi ka ühel pojal tekkis nagu tõsine nagu depressioon. Ja siis ta nagu vist praegusel momendil nagu 5 aastat tagasi siis otsustasid ikkagi, et nad peavad tagasi USA-sse kolima, et see asi lihtsalt nagu ei lähe nagu õiges suunas, nagu nende jaoks, nende nagu kutsumise jaoks. Aga samas nad jäid ikkagi väga nagu toetama kõike seda, mis seal nagu toimub ja see mees on ka ühe nagu missioniorganisatsiooni nagu juht. Ja siis ta nagu räägib kõikidest nendest asjadest ja tõesti, me näeme, et ta süda on jätkuvalt nagu seal võib-olla isegi Tuneesias või nagu seal kuskil väljas, aga ta lihtsalt tegi selle sammu, et ta nagu peab seal oma pere nagu fookusesse tõstma. Ja siis tema siuke nagu näide, see oli väga hea näide, et nad olid siis, ostsid ka endal sinna maja USA-sse, ükski pank ei tahtnud neil laenu anda, lõpuks ikkagi said, see oli ka mingi ime läbi. Ja siis vaatasid seda maja ja vaatab, et naabritel on ikka muru palju rohelisem. Et see on USA-s vist siuke põhiteema, et muru peab olema korras. Ja siis ta kutsus endal ka sinna ühe murueksperdi. Siis see ekspert tuleb, vaatab üle, loetleb tal seal need 500 erinevat muruliiki, mis tema murus on ja siis annab nõu, et mis seal tegelikult peaks olema. Ja kindlasti oli mingi tuhakaid ja muid asju ka. Ja siis kuulab ära ja siis küsib, et aga mis ma siis nagu tegema pean. Et kogu aeg see ekspert oli siuke, et hästi palju nagu rääkis, aga täpselt ei öelnud, et mis sa siis nagu tegema pead. Ja siis ta mitu korda nagu küsis, et mis ma siis nagu tegema pean. Ja siis see ekspert ütles, et külva head seemet ja kasta nagu segane. Külva head seemet ja kasta nagu segane. Ja see nagu selles mõttes oligi tema selle nagu jutluse siis nagu point ka, kui ta seal üks õhtu siis nagu jutlustas, et külva head seemet ja kasta nagu segane. Aga siis sama õhtu ta jutlustas ja järgmine hommik me siis kuuleme siukse sõnumi, et see poeg, kes ta seal nagu depressiooniga nagu võitles, sel samal nagu õhtul võttis endalt elu. See oli kõigi jaoks nagu täielik siuke nagu šokk, nagu, et mida värki nagu, et kuidas nagu. Ja siis ta juba see sama õhtu juba lendas tagasi ja minu jaoks see küsimus nagu seal oli, et kas sa oled teinekord ka nõus nagu Jumala plaanis olles või Jumala tahtmises käies ka nagu oma pisaratega külvama või kastma. Nii et võib-olla jätan selles mõttes siukse nagu väga tõsise küsimuse nagu meile kõigile ka, aga ma arvan, et need tõsised küsimused teinekord ongi need, mis kuidagi annavad ja siis kui sa küsid nagu tõsiselt ja siiralt nagu Jumala käest siukseid küsimusi või lähed nagu siukest teemadega Jumala ette, siis sa saad ka nagu need vastused, et Jumal nagu ei ole kaugel ka neid vastuseid nagu siukestele rasketele asjadele nagu andma. Või kui sa oled ise siukses raskes olukorras, et ka mina selles mõttes ise, ma seda üldse ei plaanid rääkida, aga nagu ikkagi siukses nagu leinaperioodis, et mu vanaisa lahkus, aga ma arvan, et meie nagu seas võib veel olla inimesi, kes võib-olla on nagu siukses ka leinaperioodis aga samas siis meie kristlastena teame, et kus see nagu lootus on, kelle poole pöörduda ja kes nagu kõik olukorrad ikkagi nagu heaks pöörab. Nii et saame, ma arvan, äkki siia lõppu veel palvetada ja palvetadagi ka kõigi nende eest, selle Kailini eest, tema pere eest ja kõigi meie eest ka, kui te teate, või võib-olla teil on südames mõned inimesed, et kes teate, et on nagu rasked ajad just siuksed nagu leina küsimustega, et siis saame veel, tõuseme ka selleks ja palvetame.
tänu hea taevane Isa, et võime tõesti sinu rahvana ükskõik mis olukorras ka sinu ette tulla ja kui on head ajad, siis rõõmustada, kui on kurvad ja rasked ajad, siis üheskoos olla nendes olukordades ka ja kuidagi ja praegu me tahame eriliselt selle Kailini ja tema pere sinu ette tõsta ja lihtsalt paluda, et sinu püha vaim oleks nii lähedal kui vähegi võimalik, et sa ümbritseksid seda pere, et sa hoiaksid seda pere, neid suhteid, mis seal inimeste, kõiki neid suhteid, mis seal on nagu suuremas pereringis ka ja palun lihtsalt, et sina näitaks ja ilmutaks ennast selles olukorras ka ja et sa ei ole kauge nende jaoks ja tahan paluda ka igaühe meie jaoks, et kui meil on nagu mingid siukseid ongi küsimusi või asju, suuri asju, mida me ei tea, et Jumal, et kus sa seal oled täpselt, siis ma palun, et sa ilmutaksid ennast ka meile. Ja kui on leina või niisugune leinaperiood, kus me oleme, siis et sina kannaksid ka sellest leinaperioodist läbi ja kuidagi, et meie silmad oleks täielikult nagu fokusseeritud sinule ja sellele, mis sina teed. Ja et me võtaks tõesti, et sina tooks esile selle hea seemne ja sinu roll on see kastmine, nii et tänu issand, et sina kastad seda seemet, mida me külvame. Jeesu nimel, aamen. Ja nüüd saame veel õnnistusega minna siis sinna osadusaega, et Gunnar, palun. Jumala õnnistust me saame öelda üheskoos, teineteise üle. See ei ole midagi, mis mul on anda, vaid mida tal on anda meile kõigile. Nii et issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku omale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Olge väga õnnistatud, nii et kaardin läheb ette, kui sa vajad eestpalvet, aga mäletate, mis juhtus pärast seda, kui oli jäätist võetud, siis tuli rõõm ja rahu, nii et kui sul ei ole kiiret, siis naudi head osadust.